Miks me armastame teatrit? Aga sellepärast, et seal me kohtume inimliku olemusega, nii valguse kui varjudega. Vahur, miks on Kellerteatri mängukavas nii palju põnevikke? Sest et me oleme põnevusteater. Nii nagu selle ruumi atmosfääriski siin näha, meil on sellised hämaramad, müstilised lood, mida me mängime. Ja just nimelt ma arvan, et see põnevus on see, mis tegelikult näitab ka isegi talvel selles kaamoses valgust, sest ta turgutab kuidagi sind, toob sind rohkem kohale, kõditab sinu närvi ja sellepärast tavaliselt inimesed, kes siit lahkuvad, nad on kummalisel kombel, olles vaadanud mingisuguseid krimilugusid, no võib-olla vahel natukene hirmsaid lugusid, nad lahkuvad siit õnnelikemana. Mida toob aga Kellerteatrile aasta 2026? Me mängime aasta alguses veel natukene seda sama Kuradi restorani. Teie olete detektiivi. See on nii põnev. See ei ole pooltki nii põnev kui arvas. Mis on Eesti esimene teatriseriaal. Sel aastal tuli järg eelmise aasta Kuradi restoranile. See tähendab seda, et inimesed istuvadki restoranis, nagu siin näha, et on lauad, neile pakutakse süüa, see kõik on piletihinna sees ja toimub krimilugu siin samas selles saalis. Et teises osas jätkub lugu, me näeme hoopis teises valguses samu tegelasi, kuigi neid võib vaadata ka täiesti teises järjekorras, võib vaadata enne teist ja siis tulla huvi korral vaatama ka esimest. Aga juba kohe jaanuari teisel poolel ehitame selle saali ümber hoopis teistsuguseks niimoodi, et ühel pool on publik, teisel pool klassikaliselt siis lavapind ja tuleb välja meil uus krimilugu Douglas Posti Verejälg, mis on täiesti klassikaline, väga haarav krimilugu, mille lõpp oli ka minu enda jaoks lugedes äärmiselt ootamatu. Ja võite minnagi kellerteater.ee ja vaadata, mida siin Püssirohu aidas näha saab. Küll aga nüüd on see eriline asi, sellest aastast me mängime ka Salme kultuurikeskuses ja ka Kumu auditooriumis, teistes saalides enda suuremaid lavastusi. Et kindlasti tasub tulla vaatama ka juba jaanuari lõpus meie põneviku Peegel, kus saab näha näiteks Jannus Põldu põnevusteatris, mis on võib-olla pisut ootamatu kooslus, aga läks väga menukalt esietendus sügisel. Ja samamoodi ka saab näha seal kummituslugu 222, kus on siis Pääruoja ja teised kihvtid näitlejad. Kaasaegne selline tänapäevane kummituslugu ühest vanast majast. Aga liigume nüüd ajast pisut ette. Millega üllatab Kellerteater meid suveperioodil? Suvele tasub kindlasti praegu juba mõtelda, sellepärast et just praegu on soodsam ka osta meie suvelavastustele pileteid. Meil tuleb väga põnev suvi Viinistu kunstisadamas, et Viinistu katlamajas, kus me oleme juba paar suve mänginud, siis sel aastal, sel suvel 5. juulil tuleb uus esietendus Agatha Christie Mõrv Ida-Ekspressis, mida Eestis minu teada varem tehtud ei ole. Ja üle pika aja astub ka Eesti lavadele uus Poirot. Ja suve teises pooles, juuli lõpus ja augusti alguses mängime lisaetendusi Dan Browni Da Vinci koodiga, mis tuli eelmisel suvel välja, läks ka ülimenukalt. Nii et saab täitsa pikalt vaadata seal ja kindlasti tasub osta praegu ära. Ja üks asi sellepärast saab soodsamad, teine ka, et saab paremad kohad ette valida.